Tere õhtust! On taas esmaspäev, looduse õhtu ja täna me rändame Tasmaania saarele, aga rännajuhid on Margus Kappel ja Peeter Malkov ja Igor Tuulik loomulikult ka. Kõigepealt Peeter ja Margus Kappel mängivad lood sisse. Lähme nii kauge ära, kui on võimalik. Nii. Tere õhtut kõigile. Ma pole siin tükk aega käinud, vist 5 aastat tagasi viimati oli. Ja tähendab, et minna lähemale teemale, siis nimelt floorale ja faunale, siis järgmise loo pealkiri on Kärbsetapp. Ma igaks juhuks ütlen ette.
ega meil rohkem praegu öelda ei ole, nii et lähme siis nüüd teema juurde, aitäh. No nii, ja jätkab Igor. Nii, tere õhtust, armas rahvas. Enne, kui me siirdume täna õhtuse retkele Tasmaania saarele, vaataksime võib-olla kokkuvõtlikult seda, mida me eelmine kord Austraaliast vaatasime ja teeksime seda siis selleks, et seda Austraalia meeleolu luua, teeksime seda siis järjekordselt Austraalia mitteametliku hümni helide saatel. Ja nagu eelmine kord esitab teile selle meloodia siis Hollandi juurtega Brisbane'is sündinud lüüriline sopran Lucia Lauersa. Under the shade of a coolabah tree, and he sang as he watched and waited till his Billy board. You'll come a-waltzing Matilda with me. Down came a John Buck to drink at that billabong. Up jumped the swaggy and grabbed him with glee, and he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag. You'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a-waltzing Matilda with me. And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag. You'll come a-waltzing Matilda with me. Down came the squatter, mounted on his thoroughbred. Up came the troopers, 1, 2, 3. Who's that Charlie John Buck you've got in your tucker bag? You'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a-waltzing Matilda with me. Who's that Charlie John Buck you've got in your tucker bag? You'll come a-waltzing Matilda with me. Up got the swaggy and jumped into the billabong. You'll never catch me alive, said he, and his ghost may be heard if you pass by that billabong. Who'll come a-waltzing Matilda with me? Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a-waltzing Matilda with me. And his ghost may be heard if you pass by that billabong. Who'll come a-waltzing Matilda with me? Waltzing Matilda,
Nii, täna õhtul jätame siis Austraalia kontinendi hetkeks maha ja lendame siis Sydney ja Sinimägede ümbrusest, kus me eelmine kord viibisime, ligi 1000 kilomeetrit lõuna poole ja suundame siis Tasmaania või Austraalia suurimale saarele, Tasmaaniale, mis on siis tegelikult üks Austraalia osariike. See saar paikneb siis ligi 200 kilomeetrit Austraalia mandrist lõuna poole, on eraldatud sellest passi väinaga ja oma suuruselt on see saar maailma 26. saar, tema pindala on natukene üle 60 000 ruutkilomeetri, mis on siis ligi ütleme paarkümmend tuhat kilomeetrit suurem kui Eestil, aga samas, kui me vaatame rahvaarvu, siin on näha, et ta ulatus põhjast lõunasse on 364 ja idast läände on siis natuke üle 300 kilomeetri. Aga vaadates rahvaarvu, siis rahvast elab seal natukene üle 2 korra vähem kui Eestis. Ja Tasmaanial elavad siis inimesi, kutsutakse siis helitavalt tassideks, nii nagu austraallasi kutsutakse ka aussideks. Kui rääkida natukene saare avastamise loost, siis seda saart nägi esimest korda Hollandi päritoluga meremees või tema juhitaval reisil, siis 1642 oli see, kui Abel Tasman purjetas Lõunamerele ja see oli ka see aeg, kus ta esimest korda siis kohtas suurt saart Uus-Meremaad ja tagasireisil Uus-Meremaast siis nähti esimest korda seda maad. Tol ajal ei teatud, et see tegemist on saarega, arvati, et see võiks olla Austraalia osa ja Abel Tasman nimetas siis selle Hollandi India kompanii kuberneri järgi Anthony von Diemensi maaks. Ja alles 1856 nimetati see saar siis Abel Tasmani auks Tasmaaniaks. Ja peale seda avastamist, selle maa avastamist jäi see maa siis pikaks ajaks unustusse või seal maal eriti ei käidud. Kuni siis 18. sajandi lõpul hakkasid seal ridamisi peatama siis Inglise ja Prantsuse laevad, põhiliselt siis meremehed, kes siis tegelesid Lõunamerel karuslooma küttimise või vaala küttimisega ja nad leidsid selle saare kaguosas siis väga soodsa sadamapaiga, kus siis olla tuulevarjus ja minna maale ja võtta värsket vett ja nii edasi. Aga samas ei tehtud püüet või katset seda maad mitte kuidagi asustada. Ja see paik, kus nad siis peatasid tänapäeval selles paigas, siis selle jõe suubmes, kus nad peatasid, paiknebki Tasmaania kõige suurem asula, selle pealinn Hobart. Nii, nagu ma juba ütlesin, alguses siis ei teatud, et tegemist on saarega, arvati, et see on Austraalia kontinendi osa ja alles 1799 siis, kui Matthew Flinders ja George Bass siis purjetasid ümber selle saare esimest korda ja sai selgeks, et tegemist on tõepoolest siis saarega, ei ole Austraalia mandri osa. Ei tea, kas siis sellest tingituna, aga inglastel tekkis kahtlus, et prantslased hauvad mingit salaplaane ja kavatsevad sinna saarele rajada oma asustuse ja kulutada see saar siis Prantsuse omandiks. Inglased hakkasid kiirustama ja otsustasid ette rutata ja nii aastal 1803 siis purjetasid sinna septembrikuus väikeste vahedega 2 laeva ja nende laevade pardal oli kokku siis 21 meesvangi, siis olid seal vangivalvurid, ohvitserid ja on teada, et oli ka siis 3 naisterahvast ja 2 vabatahtlikku ümber asujat ja otsustati siis rajale saarele esimene asustus ja see pidi olema siis sisuliselt vangide koloonia, täpselt samamoodi nagu Austraaliagi asustati omal ajal ja see oli siis 1788, nagu te mäletate. Ja see asula siis nimetati tolleaegse Briti koloniaalasjade sekretäri Lord Hobarti jaoks Hobartiks ja tänapäeval on see siis Tasmaania suurim linn, Tasmaania pealinn. Ja miks inglased sinna siis selle asula rajasid, nendel oli järjekordselt hea idee, et kuna Tasmaania on saar, siis on sinna väga hea transportida vange, hoida neid seal eraldi oleval saarel ja nii siis transporditi järgneva 50 aasta jooksul sinna saarele ligi 75 000 vangi, nii et sinna saarele rajati siis hulgaliselt vanglaid, kus neid vanglad siis või vange seal kinni hoiti. Nii, siin on siis üks vaade Hobarti limaanile õhtul. Ja kui rääkida sellest vanglast,
vangimajadest siis kõige kuulsam või kurikuulsam vangla sellel saarel oli Port Arthur, mis oli ka vangide hulgas siis väga kardetud kui kõige karmima korra ja meetmetega vangla. Ja see Port Arthuri vangla siis jääb päris sinna Hobarti lähedusse ühele sellisele, sisuliselt ühele saarele. See vangla ise jäeti siis maha aastal 1877, aga tänapäeval loetakse seda vanglat siis üheks suuremaks turismiobjektiks Tasmaanias üldse. Nii, rääkides Tasmaaniast kui saarest, siis kogu aeg ei ole see niiviisi olnud ja siin on näha siis üks pilt, näete, kus 25 000 aasta eest tegelikult, see oli siis aeg, kus meil oli tegemist Pleistotseeni jäätamisega, jääaegadega ja jäätamise maksimumperioodidel siis oli Tasmaania seotud Austraalia kontinendiga, nimelt jäätamise maksimumperioodidel siis võetakse suur hulk siis vett maailmamerest ära ja see vesi siis paigutatakse ümber kontinentidele, kus meil on siis kontinentaalsed liustikud. Ja Pleistotseeni jäätamise kestel, Pleistotsen ise kestis kuskil 2,5 miljonit aastat ja seal oli siis ridamisi soojenemisi ja külmenemise perioodi, mitmeid jäätamise etappe. Aga viimasel selle jäätamise maksimumil siis, kus oli kuskil 20 000 aastat tagasi, oli maailmamere tase madalamal ligi 130 meetrit. Ja sellel ajal siis oli Tasmaania ühendatud ja varem ka oli ühendatud siis Austraalia kontinendiga. Ja tollel ajal siis rändasid sinna saarele ka esimesed inimesed, pärismaalased ehk aborigeenid. Ja on teada, et need aborigeenide rännak siis sellele saarele toimus erinevatel etappidel ja esimene selline migratsioon siis sinna saarele toimus 45 000 aastat tagasi. Nii, siin on veel üks pildiseeria, mis siis näitab, kuidas see rannajoon on muutunud. Siin on näha nüüd Tasmaania kontuurid, siin allpool ja üleval on Austraalia, ja see roheline värv näitab siis meile maismaad ja see sinine näitab siis juba selliseid mageveejärvi, näitab, kuidas veetase on tõusnud ja kuidas siis Tasmaania aegamisi eemaldub või eraldub siis Austraalia kontinendist. Ja täielikult eraldus see Tasmaania siis Austraalia kontinendist kusagil 14 000 aastat tagasi. Nii et Tasmaania jäi siis omaette isoleeritud saareks ja oli isoleeritud, on siis tänapäeval isoleeritud Austraalia kontinendilt. Ja sellel ajal siis, kui Tasmaania oli Austraalia kontinendiga ühenduses, siis migreerusid saarele need pärismaalased ja see toimus siis mitmes etapis. Ja tänapäevaks on siis teada või arvatakse, et enne kui siis valge inimene sinna jõudis, asustasid saart siis 9 erinevat aborigeeni hõimu. Ja kokku võis neid aborigeene seal olla siis kuskil 5 ja 10 000 vahel. Ja nad elasid seal väga primitiivselt, siin on näha üks pilt siis aborigeenide elamust Tasmaanial, mis on siis selline puukoorest tehtud onnikene, mille all nad siis seal varju otsisid. Aga Tasmaania aborigeenid või need hõimud olid väga sõjakad. Nad elasid omaette hõimudena, omaette maadel ja siis käis pidev võitlus nende paremate jahimaade, jahiloomade pärast, nii et nad olid siis tõepoolest väga riiakad, väga sõjakad ja see enda sõjakus siis kandus üle ka sellesse perioodi, kui nüüd valge inimene või eurooplane sinna Tasmaania saarele tuli. Ja nad sattusid siis sisuliselt kohe konflikti nende pärismaalastega, kuna valge inimene siis hakkas peale suruma oma tahtmisi, ennekõike ta siis püüdis aborigeenidelt ära võtta nende maa. Ja selle tulemus on, et valge inimene sinna Tasmaania saarele tuli, lõppkokkuvõttes see mõjus siis nendele aborigeenidele saatuslik või hukatuslikult. Konfliktid tekkisid ennekõike siis maa pärast loomulikult, jahiloomade pärast, söögi pärast ja kui ma siin alguses rääkisin, et esimese laevadega toodi saarele 3 naist, siis saarele oli suur naiste defitsiit ja tekkis siis konflikt ka kohalike pärismaalaste naiste pärast. Ja samuti alustasid siis pärismaalased või valged inimesed pärismaalaste aborigeenide laste röövimist, et kasutada neid odava tööjõuna. Ja see tekitas siis pidevalt sellist sõjaolukorda ja seisukorda ja kuna need aborigeenid olid siis väga sõjakad, vaprad sõjamehed, aga nad ei osanud siis karta või neil on taimugi, et valgetel inimestel on tulirelvad ja loomulikult valgetel inimestel ei olnud siis raske neid tappa seal lagendikel kirbule võtta.
ja seetõttu siis need aborigeenid kandsid suuri kaotusi ja lõpuks nad said siis sellest aru ja otsustasid oma sõjataktikat muuta. Kuskil 1820. aastate paiku alustasid nad niinimetatud geriljasõjaga, mis tähendas siis seda, et nad hoidusid lagedatest kohtadest, hoidsid salkadena ennast metsadesse ja siis varitsesid ja ründasid valgeid. Ja näete, 1820. aastate lõpul on teada, et siis aborigeenide arv, kohalike täisverd aborigeenide arv oli juba kuskil 500. 1828 kuulutasid siis valged inimesed välja, sisuliselt kuulutati siis aborigeenid lindpriiks, ehk alustati nõnda nimetatud musta sõda. Ja mõningad ajaloolased arvavad siis, et see oli sisuliselt esimene selline genotsiidi juhtum. Ja selle tulemusena siis loomulikult aborigeenide arv vähenes veelgi drastiliselt kiiresti ja näete, aastal 1833 arvatakse, et kõigest oli järgi jäänud siis nendest ligi 300 puhastverd päris maalast. No, ja 1830 või kuskil 30. alguses otsustas ka siis valged eurooplased muuta oma sõjataktikat ja see asendati siis lepitamispoliitikaga, mis siis tähendas seda, et üks Šoti päritoluga preester, George Augustus Robinson, kes siis kogus enda ümber salga pärismaalasi ja alustas siis ringi rändamas saarel, et veenda siis neid järgi jäänud aborigeene veel kolima Tasmaaniast veidikene põhja poole jäävasse Flindersi saarele, kus ta siis lubas kokku neile piimajõgesid ja pudrumägesid ja ütles, et see on väga hea ja rikkalik maa, kus siis aborigeenid saavad elada omaette ja valge inimene neid mitte kuidagi ei sega. Ja lõpuks ta siis sai ligi paarsada aborigeeni nõusse ja 1833 siis viidi ligi 200 aborigeeni siis sinna Flindersi saarele ja rajati siis aborigeenide asula, Vaiabalenna asula, aga aborigeenide pettumuseks siis see, mis neile räägiti, oli siis puhas vale, et tegelikult oli tegemist siis sellise kõleda ja tuulise saarega, kus siis puudus sisuliselt mets ja noh, sisuliselt siin aborigeenid olid muutunud siis seal vangideks sellel kõledal ja tuulisel saarel. Ja noh, aborigeenid alustasid kohe või palusid, et nad tagasi tuuakse Tasmaaniasse, loomulikult ei võetud neile kuulda, enne kui aastal 1847, kui siis lõpuks võeti kuulda, kui 200 aborigeenist oli veel järgi jäänud siis 44 aborigeeni ja need asustati siis ringi Hobarti läheduses asuvasse Oyster Cove'i asulasse, millest olid just siis välja transporditud vangid, kuna seal olid levinud mingid epideemiad ja haigused. Nii, ja kui veel aborigeenidest rääka, siis mõningatel allikatel oli viimaseks aborigeeniks, täisväär Tasmaania aborigeeniks, kes siis suri Turganiina nimeline aborigeen, kes siis suri 1876 ja mõned allikad ütlevad, et see oli hoopis siis Fanny Schmidt, kes suri 1905. Nii et tänapäeval siis puhastverd aborigeeni, Tasmaania päritoluga aborigeeni enam ei eksisteeri ja arvatakse siis, et kusagil ligi 10 000 inimest, kelles veel on miskit liini pidi siis seda Tasmaania aborigeeni verd säilinud. Nii palju sellest taustast ja kuna meie eesmärgiks oli minna siis Overland Trackile, siis me lendasime Tasmaania suuruselt teise linna, Launcestoni, mis paikneb siis saare põhjaosas 2 suure jõe, North Eski ja South Eski ühinemise kohal, kus saab alguse siis suur Tamari org või Tamari limaan. Launceston on siis ka teine linn Hobarti kõrval, kus Sydneyst viib otselend. Nii, siin on siis näha see 2 ühinevat jõge ja Launcestoni linn ja siin on siis mõningad pildid Tamari jõest ja sellest suurest orust. Nii, kuna Launceston oli meil lihtsalt läbisõidukohaks, kus meil jäi aega üks poolik päev, siis jõudsime külastada või käia Launcestoni vast kõige
atraktiivsemas turismipaigas, see on siis Kataraagi kuristik või Kataraagi kanjon, mis on siis tegelikult South-Eski jõe suudmeala, kus siis see jõgi on lõikunud basaltse purskekivimi intrusiooni või kehasse ja moodustanud sellise kanjoni siis. Nii, no seal on natuke võimalik siis ringi vaadata, seal on ka palju matkaradasid erineva pikkusega. Kuna meil oli aega seal suhteliselt vähe, üks lühikene pealelõuna, siis me eriti palju seal ringi käia ei jõudnud ja nüüd vaatame mõningaid pilti siis sellest Kataraaki kanjonist, noh, siin on näha kaugelt, on nagu kahes lõigus, näete, siin vahepeal on üks suurem veesilm, siin on näha üks ripsilm, mis üle läheb ja siin on näha siis see ülemjooksupoolne osa. Ja siin on näha nüüd siis silla pealt tehtud pilt Kataraaki kanjonist. Ja kui ma rääkisin teile siis basallist, tegelikult see kivi on siis doleriit, mis on sisuliselt ka nagu basalt, mis on hästi trenivaene magma ja rauarikas või magneesiumi rauarikas kivim. Ja kui see kivim jahtub, siis ta hakkab moodustama kokkutõmbumisel selliseid sambalaadseid vorme. Noh, pärast me näeme neid natukene paremini. Siin need eriti hästi välja ei tule. Nii, siin on näha siis see silla koht ja siin on veel näha siis pilt. 1955 rajati siis sellele jõele, South-Eski jõele suur tamm, mille taha ehitati siis, millega koos ehitati sinna siis elektrijaam, mis hakkas siis seda veetaset selles jões reguleerima. Nimelt kõrgveeperioodil siis võis see veetase seal kõikuda kuni 12 meetrit, mis siis ohustas ka seda Launcestoni linna. Nii, siin on siis näha see tamm ja hüdroelektrijaam ja siin on mõningaid pilte siis sellest Kataraaki kanjonist. Noh, siin on natukene paremini näha need sambakujulised kivimid, aga neid me näeme edaspidi veel palju paremal kujul. Nii, siin on mõningad pildid, nii et seal läks kiiresti pimedaks, me jäime siis ka pimeda kätte. Nii, kui rääkida Tasmaaniast, siis Tasmaania on Austraalia selgelt kõige mägisem, kõige rohelisem ja puutumatuma loodusega siis osariik. 45% siis Tasmaania pindalast on siis õivatud või piiritletud mitmesuguste kaitsvate aladega, ennekõike siis looduskaitsealad, rahvuspargid, aga seal on ka siis suur UNESCO looduspärandi kaitseala, kus kaitstakse siis Tasmaania metsikut loodust. Ja mandri-austraallased tunnevad seda Tasmaania saart, siis nad nimetavad seda täiesti omaette nagu maailmaks, võõdapaat, või räägivad selle kohta siis, et Tasmaania on justkui inspiratsioonisaar neile mandri-austraallastele, kes siis sealt, noh, suur osa mandri-Austraaliast tegelikult on ju kõrb. Nii et siia Tasmaaniasse saab tulla siis inspiratsiooni koguma, kui see kontinendil peaks nagu otsa saama. Nii, ja selle saare siis loodusrüppe jääb siis ka matkarada, Overland Track, kui te vaatate internetis siis, ja vaatate erinevate matkaradade nimekirja, siis väga paljudes nimekirjades on siis ühest esimestel kohtadel või lootakse üheks maailma niisuguseks kaunimaks või paremaks matkarajaks. Ja selle matkaraja algus siis jääb sealt Launcestoni linnast ligi 2 tundi bussisõit, natuke üle 200 kilomeetri. Ja selle siin on näha siis Launcestoni linn, me näeme, ja siin on siis see matkarada ja selle vahemaa on siis 200 kilomeetrit sinna. Ja turismijooajal siis, see on siis 1. oktoobrist 31. maini, kui Austraalias on suvi, siis lastakse sinna rajale ainult ühelt poolt, see on siis Cradle Mountaini poolt. Ja mis tähendab ka seda, et siis seda turistide voolu või peale minekut sellele rajale reguleeritakse, et see rada ei saaks ülekoormatud ja see loodus seal kahjustatud. Aga talvisel perioodil siis võivad seal kõik käia ükskõik mis pidi, kumba pidi võib seda rada läbida, siis liigub seal palju vähem rahvast, kuna seal on päris karmid tingimused talvel. Nii, ja nüüd me liigume siis sinna Overland Trackile. Ma rääkisin teile UNESCO maailmapärandi siis looduslikust kaitsealast ja see roheline värv siis, näete, siin on Tasmaania saar, Tasmaania saare
see on siis lääneosa, ja roheline ala näitab siis seda UNESCO looduspärandi kaitseala, ja selle kaitseala põhjaossa jääbki siis see Overland Track, ehk see on siis Cradle Mountain või Lake St. Clairi rahvuspark, on siis see kollane ala, mis piiritleb ja kuhu piiresse siis see või see Overland Track ise ka jääb. See on siis ala tegelikult, kuhu valged inimesed, kui nad sinna saarele tulid, esimest korda sattusid juba 1820. aastatel, ennekõike siis kullaotsijad ja loomulikult karusnahakütid. Aga esimest korda seda matkarada mainitakse siis aastal 1931, kus siis karusnahakütt Bert Nichols mainis esimest korda sellise matkaraja nimetust ja juba 1935 siis suundusid sellele matkarajale esimesed turistid või matkagrupid. Nii, ja siin on siis näha nüüd kaardil see matkarada, see on siis 65 kilomeetrit pikk ja siin on näha nüüd ka siis see piki profiil, lookleb niiviisi üles-alla, kõrguste vahe, maksimumi vahe on kuskil 550 meetrit. Aga kui seal päevas niiviisi üles-alla ronida, siis tuleb loomulikult seda kõrguse võttu ja laskumist tunduvalt rohkem. See on siis matkaraja alguspunkt, Waldheim, ja lõpp-punkt on siis see St. Clairi järv siin 65 kilomeetri kaugusel. Ja see matkarada on siis varustatud matkaonnidega, mida saab siis kütta, aga nagu ma ütlesin, et siis seal reguleeritakse nüüd turistide pealeminekut, aga mitte sel määral või võrreldes näiteks Uus-Meremaaga, kus siis väga rangelt reguleeritakse neid matkaonne, selles mõttes, et sa saad eelnevalt sinna koha broneerida ja saad siis kindlalt seal ööbida, siis seal sellist broneerimisvõimalust ei ole, kehtib printsiip, et kes ees, see mees, ehk kes siis sinna esimesena jõuab, see võib sinna onni siis sinna öömajale jääda, ja kui seal enam kohti ei ole, siis tuleb sul oma telki minna, nii et telk tuleb nagu alati kaasa võtta, et kunagi ei saa nagu kindel olla, kas sinna onni mahub või ei mahu. Ja see matkarada siis ise läbib Tasmaania kõige mägisema ja kõrgema keskse osa, möödudes siis ka paljudest Tasmaania kõige kõrgematest tippudest, milledest siis kõige kõrgem näete on Ossa mägi, 1617 meetrit. Nii et eriti kõrged need mäed seal ei ole, aga nad on suht alpiinsed ja seal ei olegi vaja kõrgust, et need mäed siis või see kliima oleks seal suhteliselt karm. Siin on näha nüüd üks pilt, kus on näha siis viimase pleistotseeni jäätamisel juustike levik, see on siis see heledam sinine värv siin, kogu selle pleistotseeni, mis kestis 2,5 miljonit aastat, nagu ma teile ütlesin. Ja siin on näha siis see tumedam sinine värv on siis see viimase jäätamise, ütleme siis viimase 40 000 aasta, kus siis liustikud esinesid. Ja põhiliselt see piirkond, selle piirkonna loodus ongi kujundatud siis just nende samade liustike poolt, see maastik, mis teeb selle maastiku siis väga vahelduslikaks ja kiiresti muutuvaks. Mis seetõttu siis ka iga matkapäev on erinev. Põhiliselt on seal siis sellist mägitundrat ja mägitundra vaheldub siis suuresti vihmametsadega. Siin on niisugune üldine panoraampilt, kus tegelikult on siis kogu see matkarada peal, erinevad tipud siis, millest ma teile siin rääkima hakkan. Ja siin on siis matka alguspunkt, on Cradle Mountain ja siin on üks mägi Olympos, mis asub siis selle St. Clairi järve ääres. Ja see kokku on siis ligi 65 kilomeetrit, nii et on näha siis, kuidas ta nagu kulgeb. Eelmine kord ma rääkisin teile Austraalia kliimast, kui keskmine eestlane kujutab ette, et Austraalia on üks suur kõrb, siis tegelikult see kliima on seal väga varieeruv, kuni mõõdukas kliimast, kuni siis troopilise ja ekvatoriaalkliimani välja, ja just see Austraalia lõuna või kaguosa jääb siis sinna mõõduka kliimavööndisse ja nagu te mäletate, siis see Austraalia siseosa ongi üks suur kõrb, aga rannikul siis see sademete hulk võib väga suuresti varieeruda ja sõltub siis just aasta ajast. Ja kui ma vaatan nüüd siis seda Tasmaania saart, siis ma näen, et see jääb sellisesse piirkonda, kus on niiske talv väheste suvesademetega. Aga tegelikult siis see ei tähenda mitte midagi, see tähendab ainult võib-olla seda, et sinna on mõttekas minna tõepoolest siis Austraalia suvisel ajal, suveperioodil, aga teisalt see ilm võib olla siis tõepoolest seal väga muutlik ja
väga suuresti on ka siis see õnne küsimus tõesti, et sinna tuleb väga pikalt siis ette planeerida sinna minekut, sinna raja peale minekut, ja võib juhtuda, et te seal nüüd selle 5 või 6 päeva jooksul, mida seda rada läbite, te ei pruugi seal eriti mitte midagi näha. Kui ma internetist seda rada uurisin ja lugesin kirjandust, siis leidsin ühe eestlase kirjelduse, kes oli seda rada läbinud, minu arust ta tegi ta selle 5 päevaga, ja tema päevad olid nii, et hommiku siis läks välja, oli paduvi, pilves, mitte midagi ei näinud, lõunaks jõudis siis järgmisse onni, pool päeva kuivatas riided, järgmine hommik läks uuesti ja nii 5 päeva. Et mitte midagi ei näinud, nii et tõepoolest, aga noh, elamus seegi. Aga loomulikult väga oluline on ilm ja need vaated, mis seal ilusti ilma taga avanevad, on muidugi hunnitud. Nii, ja siin on siis niisugune esimene õhtu õigemini, kui me juba liikusime sinna matkaraja alguspunkti, ööbisime siis seal matkaonnis ja siis tulid meile esimesel õhtul juba esimesed külalised. Ja need on siis possum, mis olete võib-olla kuulnud opossumist Onu Remusi juttudest, siis possum on tegelikult siis, nad on suured sugulased, ainult et possumid elavad siis Austraalias. Ja need possumid tulid meid siis uudistama sinna ja vaatama, mida meie käest siis pätsu panna. Nii et need on siis sellise õise eluviisiga, põhiliselt nad elavad siis puude otsas ja söövad siis eukalüpti lehte, aga samuti nad toituvad ka närilistest, kukkurloomad. Ja seda possumi liike, see on siin harilik, võiks nimetada harjassaba possum, siis ma ei tea, kuidas teiste keeles seda nimi on. Esineb siis mitmes värvitooris, ta elab siis, näete, Austraalias laialdaselt ja samuti Tasmaania saarel. Ja need on siis väga sagedased inimasulastes ja nende ümbruses, õigemini nad elavadki seal. Ja possumitel on siis väga hea aistmismeel. Ja kõiki matkajad siis alati hoiatatakse, et kui te oma matkakoti kusagil jätate, kui seal mingid toiduained on, ja kui te seda ei valva, siis võite kindel olla, et possumid, kellel on väga teravad hambad ja tugevad küünised, teravad küünised, et nad teie koti siis puruks katkuvad ja seda sisu siis revideerima hakkavad. Ja neid elab ka muidugi Austraalias palju, nende suurlinnade ümbruses, seal aedlinnades, ja seal nad siis ringi kolistavad öösiti, tulevad siis sinna puuviljaaedadesse, saavad neid puuvilju, ja kui te olete midagi jätnud sinna verandale või isegi kööki laaküle, siis nad teevad röövretki ka nendesse kohtadesse. Nii et nad on suhteliselt tülikad tegelased seal. Nii, ja nüüd me suundume siis sinna Overland Tracki matkarajale, esimene matkapäev, siin on näidatud siis kaardi peal, kus see kulgeb ja matkaraja pikkus. See on siis nende onnide nimetused, Cradle'i matkaonnis, siis Waterfall Valley matkaonni ja see esimene päev on siis 10,7 kilomeetrit. Siin kaardi peal näha, siis see kulgeb selliste järve silmakeste vahel, vasakule paremale jäävad siis järved ja on võimalik siis selle esimese päeva jooksul tõusta ka sinna esimese mäe otsa, Cradle Mountain, mis on siis selle matkaraja justkui mingisugune sümbolmägi. Ja nagu seda profiilit näha võib, see matkapäev hakkab siis sellise tõusuga, 300 meetrit tõusu sinna Cradle'i platoo peale. Nii, siin on siis veel kord näha see esimese päeva rada, need järvesilmad siin vasakul paremal ja siin on näha siis see mägi, mida ilusa ilmaga siis võib vallutada, mille otsa ronida. Ja siin on veel siis piltlikul kujul, kui me näeme, siis näete need järved siin kahel pool, siin on siis see platoo, mille peal tõusta, ja siin on siis see Cradle Mountain, mis on siis Tasmaania kõrguselt 5. mägi vist oli, jah. Nii, ja esimene matkapäev, nii et kui me hakkasime esimese matkapäevaga pihta, siis hakkas kohe vaikselt niiviisi tibutama, kõik oli suht udune, et erilist niisugust entusiasmi need esimesed kilomeetrid nagu ei tekitanud, aga kuna ilm võib seal kiiresti muutuda, siis võis kõiki oodata, et äkki läheb paremaks. Nii, ja siin me hakkame siis tõusma sinna platoo peale, nagu te näete, on siis see suuresti ongi seal kaetud siis laudteedega, eriti soistel aladel ja märgadel aladel.
ja siin see esialgne rajalõik siis kulgeb nende suurte mätaste, noh, sisuliselt nagu meie tarnamättad mingisugused, see on öeldud, et selle taime nimi, mis seda moodustab, on button grass, siis võiks olla mingisugune nööprohi või ma ei oska seda eesti keeles nimetada. Ja siin on siis näha, kuidas siis treppi pidi see tõus siin algab, noh, ja see matkaraja esimene osa on siis suhteline selline lage nagu tundraala, kus ongi siis sellised põõsad, mättad ja siin on näha veel siis seda kuulsat Tasmaania rohupuud, mis on Tasmaania endeemiline liik, mida ma teile eelmine kord ka näitasin, mis siis meenutab sellist väikest palmi, aga ta võib kasvada ka suuremaks puuks. Ja mida kõrgemale me siis tõusime sinna platoo peale, siis me sattusime seda metsasamasse kohta või õigemini sattusime juba sinna esimesse vihmametsa. Ja siin on näha siis eukalüptid ja põhiline eukalüpt, mis seal kasvab, on siis nõukamm, mis võiks olla siis lumeeukalüpt. See on eukalüpt, mis siis talub hästi sellist karmi kõrgmägede kliimat. Ja siin on siis üks esimene väike juga, kraatri juga, ja kui seal joa ümber siis ringi vaadata, siis annab see nagu aimu, et tegemist on tõepoolest siis vihmametsaga, ehk seal on väga suur niiskus. Kui vaadata neid puid, siis me näeme, et need puud ja kivid kõik selle joa ümber on siis kaetud sambla korraga. Nii, Tasmaania on siis koht, kus on väga palju endeemilisi taimiliiki, puid, linnuliike, loomaliike. On teada, et seal on siis 6 endeemset männiliiki ja siin siis mõningad nendest, mis sinna matkaraja äärde jäid. Ja siin on siis veel, niisugused puhmalaadsed või põõsalaadsed taimed, mõningad on siis natukene värvilisemad, mis annavad siis sellist üldist värvitooni ja siin on üks siis selline kanarpikuline, mis kasvab kuni 2 meetri kõrguseks siis selline põõsastes taim. Ja mis siis esineb seal matkaraja ümbruses, annab sellist punakat tooni ja kohati moodustab sellised tihnikud, millest siis suhteliselt raske oleks läbi liikuda, kui seal rada ei oleks. Ja siin on siis esimene järv, kraatri järv tol päeval. Nagu me näeme, siis see järv on selge, aga üleval pool siis poolest järvest on siis kõik ikkagi veel udu sees, ehk see kõrgem osa, need tipud. Nii, siin on siis lihtsalt mõningaid pilte, liikudes siis seda rada pidi edasi, siin on siis tagasivaade tõusul sellele Cradle platoo peale, sellele kraatri järvele, ja kui me siis tõusime esimesele sellisele platoo peale, kus siis avanes ümberringi vaated, siit saab ka selguse, miks seda nimetatakse siis kraatri järveks, tõepoolest see oma kujult siis meenutab natukest sellist kas meteoriidi või vulkaanikraatrit, on sellise ovaalse kujuga. Ja siin teiselt pool, sealt platoo pealt avanesid siis vaated juba ka teisele poole, siin 2 sellist suuremat järve, Lilla ja Tõuv. Ja siin on siis see Tõuvi järv veel ja selle taga siis see mägine ala, mis on veel siis pilvede sees. Aga me olime siis mõnes mõttes õnnelikud, et tõepoolest see pilvitus hakkas nagu ajuma ja kui me jõudsime selle Cradle Mountainsi juurde või mäe juurde, mille otsa nagu võiks ronida, siis tõepoolest see mägi juba paistis niiviisi pooleni, siin näete alguses on näha, siin ta on 2 tipuga, nagu te siin näete, siis need tipud hakkasid juba paistma, hakkasid nagu välja tulema, mis andis siis lootust, et tõepoolest võiks üritada selle mäe otsaga ronida. Siin on näha, et tegelikult see ilm muutub kogu aeg paremaks. Nii, ta on Cradle Mountain, sellepärast, et näete, siin 2 sellise tipu vahel on siis selline kuru koht, mis meenutab siis sellist älli, peaks meenutama. Ehkki ma ei ole päris kindel, kas see on äll, Cradle tähendab näiteks ka kullapesemise sellist kaussi või taldrikut inglise keeles. Aga oletame, et see on siis selline älli-kujuline. Nii, ja tipu otsa siis viib rada, sinna otsa ronimine on suht lihtne, kui on ilus ilm ja ei ole libe ja kivid ei ole siis libedad. Aga seal üleval oli siiski veel esialgu pilve sees, näha pikki neid toleriidi siis rahne ja sambaid
saab sinna otsa nagu ronida. Kõik need tipud, tegelikult siis need tipud, mis seal Overland Tracki ääres on siis jäänukmäed, mis tähendab seda, et põhiliselt need on siis viimase või Plistotseeni jäätumise kestel, need liustikud siis on erodeerinud välja sellised jäänukmäed, et ümberringi on siis see doloriitne kivim ära kulutatud ja sellised tipud siis, mis liustikust erosioonist puutumata jäid siis jäänukmägedega seal mäedena järgi. Ja need jäänukmäed on siis kõik välja prepareeritud ühest suurest doloriidi kehast või intrusiivist ja see doloriidi keha siis, kui ma nüüd tagasi geoloogiasse lähen, kujunes kuskil siis 180 miljonit aastat tagasi, see oli siis juuraajastul. Nimelt tol perioodil siis eksisteeris siin maakeral üks suur kontinent, mida nimetati Pangaeaks ja lõunapoolkeral oli siis see suur kontinentaalne massiiv, mida nimetati Gondwanaks. Ja kui see Pangaea hakkas siis lagunema juura kestel, siis maa poolt sügavuses pressiti seda basaltset ainet siis selle kontinendi alla ja hakati seda kontinenti siis laiali tükkideks rebima, tekkisid selles maakoores siis suured ulatuslikud lõhed ja praod, pikimida siis hakati seda basaltset ainet maa sisemusest maa pinnale suruma. Ja selle tulemusena siis see suur basaltne intrusioon tekkis ja Tasmaania on osa siis sellest suurest intrusioonist ja tänapäeval siis Tasmaania on saar, kus paljandavadki või on kõige suuremad siis sellised doloriitse või basaltse kivimi avamused. Aga see basaltne kivim, nagu ma rääkisin, doloriit on purskekivim, mis tähendab seda, et ta tuleb maa pinnale, ta on vedelas olekus laava, kui ta hakkab jahtuma, siis see kivim hakkab kokku tõmbama. Nagu ikkagi, paisudes või soojenedes paisub, jahtudes tõmbab kokku, selles kivimis tekivad pinged ja basaldil on omane, siis pingete tulemusena tekivad sellised kuusnurksed eraldissambad. Ja seda võis näha ka siis seal selles Cradle Mountainsi otsas neid sambakujulisi kivimid seal, ehkki antud juhul nad ei ole sellised ilusad ja korrapärased. Et ideaaljuhul tekiks meil siis sellised kuusnurksed sambad, aga need sambad on siin väga hästi siis näha ikkagi. Ja tegelikult need mäed siis viimaste jäätamiste keskel kõik olid niinimetatud nunatekid, ehk nad olid siis liustikust üle liustiku ulatavad sellised kalju kivimist saarekesed. Nunatek tuleb siis inuiti keelest, see oli siis rahvus Kanada Arktikas, kes elasid seal saartel ja kes nimetasid siis selliseid liustikest välja ulatavad kalju saari nunatekkideks. Ja see aitas samuti siis kaasa, et sellised sambad sealt välja erodeeriti ja sellised jäänuksaared sealt tekkisid siis. Nii, siin lihtsalt üks võrdluseks, et mis siis juhtub, kui ideaalkujul saavad nüüd basalt seal jahtuda ja kuidas need kuusnurksed sambad siis tekivad, siin on siis maailma vast kõige kuulsam selliste, need on väga paljudes kohtades maailmas, siin on üks vast kõige kuulsamad Põhja-Iirimaal asuv siis Iiglase tee ja Giant Causeway, kus on tõepoolest siis näha perfektsed sellised kuusnurksed basaltsed sambad. Ja siin on veel üks näide siis lihtsalt minu viimaselt reisilt Peruusse, kus on samamoodi siis näha sellised sambakujulised kivimid. Nii, ja kui me seal mäeotsa jõudsime, siis tõepoolest ilm paranes ja mäeotsas olles me võisime nautida juba ka ümbritsevad siis vaateid ümbritsevatele mägedele. Mis siis takkajärgi öeldes ei olnudki nii sage nähtus, et sellised vaated seal nautida ja siin on siis näha ka juba järgmine selline erosiooniline mägi, Paan Bluff, mis meid siis järgmisel paaril päeval saatis. Mis on tegelikult väga efektne mägi, kuna ta on siis tõepoolest selline jäänuk ja selle ümber on siis suht madalam reljeef ja paistab juba kaugelt silma. Nii, see esimene päev siis suhteliselt kulges sellisel tundralisel alal, lage tundramaastik, kus on siis puhmad põõsad. Kohati siis oli ka suuremaid puid ja üks selline suuremate puude salu on siin näha, siis Tasmaania endeemiline põõsases lõunapöök. See on siis ainukene lehtpuu Tasmaanias, mis siis tõepoolest talveks lehed maha laseb. Ja siin on näha siis see tundramaastik.
ja noh, erinevad taimed annavad siis erinevat sellist värvikirevust või värvitooni ja siin on siis üks selline, mis annab kollakat tooni, alpiin coral fern, mis siis võiks olla alpi koralli sõnajalg või midagi taolist, noh siin on näha tõepoolest, et ta annab sellist kollakat värvust ja kui päike välja tuli, siis nende laudteede peal võis näha ringi sebimas siis sisalikke mitmesuguseid ja siin on siis üks Austraalia kaguosas ja Tasmaanias elav endeemiline sisalik, metallik skink. Nii, ja siin on siis esimese päeva õhtu matka on 32 kohal ja niisugused nad olid, mõni oli suurem, mõni väiksem. Ja kõikjal, kus on siis inimesed, kus on matkaonnid, seal on siis ka alati loomi, nii et need armastavad sinna onni ümber nagu miskipärast koguneda. Ja siin on siis selle onni ümber näha mõningaid loomi. Siin on siis, noh, võiks nimetada Tasmaania metsik kana või ma isegi ei oska öelda, on siis lennuvõimetu rääguline ja üks 12 siis endeemilisest linnuliigist, mis seal Tasmaanias esineb. Nii, ja siin on siis punakael ehk Benneti vallapõi, on siis üks keskmise mõõduline kängurlaste hulka kuuluv vallapõi ja seda Benneti vallapõid või punakael vallapõid siis elamustavad must nina ja mustad käpad ja ta turjakarv on siis selline punakas pruun. Ja see elutseb siis Tasmaanias ja samuti siis Austraalia, näete, kaguosas. Nii, ja nüüd alustame teise päevaga, näete siin teise päeva pikkus 7,8 kilomeetrit järgmise onnini. Ei ole eriti pikk ja raske matkapäev ja kui vaadata seda profiili, siis seal ka midagi erilist ei ole, natukene tõusta ja siis natukene jälle laskuda ja kulges ta põhiliselt siis sellisel tasasel maastikul, tundralisel maastikul, noh siin on näha see teise päeva osa, punane ja need mustad ja kollased siin tähistavad siis tippe, ühed, mis siis jäävad ette ja teised, mis siis jäävad juba selja taha, ehk mida me siis eelmine päev nagu nägime, millest me möödusime, alates siis Cradle Mountainsiga ja Barn Bluff, mis siis jäi selle teise päeva onni külje alla siia kohe. Ja nii need tipud siis üle selle lageda tundramaastiku tulid meile üha lähemale. Aga teise päeva põhiline tipp ikkagi vist pilku püüdes oli seesama Barn Bluff ja kui me hommiku siis matkama hakkasime, oli veel suhteliselt pilvine, näete, see tipp on kõik pilvedes ja siin on näha siis üks selline kanjon orund, mille servalt siis tulevad alla kosed ja aeg-ajalt siis see päike justkui ka püüdis nendest pilveloorist nagu läbi murda, aga eriti tal see ei õnnestunud, nii et see teine päev oli ikkagi suhteliselt selline vesine. Aga noh, vähemasti olid mingid vaated, et me ei olnud laussajus ja lauspilvedes. Ja põhiliselt siis domineeris selline lage tundramaastik, kus olid siis need väiksed põõsad, puhmad ja siin-seal siis üksikud sellised suuremad eukalüptid, seesama lumeeukalüpt, millest ma teile eespool siin ka rääkisin. Ja sellised lagadamad alad siis näete, vaheldasid kohati tihedamate siis puudesalude ja põõsastikega. Ja kohati oli siis sellesse doleriidi intrusiooni lõikunud kanjonilaadsed orundid, kus siis orupervedelt tulid alla sellised väikesed kosed ja nende kanjonite põhjas siis kasvasid selle lume eukalüpti ja selle Tasmaania lõunapõõgi salud. Ja loomulikult kõikjal oli siis neid suuremaid ja väiksemaid veesilmasid ja järvesid. Ja kõige suurem, noh siin on näha siis see Barn Bluff veel, ja kõige suurem järv on siis Willi nimeline järv, kus siis rada vahetult kohe mööda läks. Nii, ja selline see maastik siis oli, ees siis hakkasid üha selgemini paistma või tulid üha lähemale siis need meid järgnevatel päevadel ees ootavad tipud. Tasmaanias nimetatakse neid tippe, siis, mis ulatavad üle 1100 meetri helitavalt eibeliteks. Eibel Tasmani järgi siis. Ja nendel on siis eriline staatus. Nii. Ja need
tippude nimed, noh, mis ei ütle antud juhul mitte midagi. Neid tippe on siis tõesti seal väga, väga palju ja siin on siis näha nüüd selja taha jäävad tipud, on see Cradle Mountains, mille otsa me siis eelmine päev olime roninud, see suurem tipp ja see kõrval väiksem tipp ja siin on siis juba ees valendavad tipud. Ja see on nüüd siis tagasivaade õhtusest laagrikohast, järgmisest tonnist, kus siis veel domineerib, näete, see Paan bluff ja ees on siis see väike Vindemeri järv. Nii, ja nüüd teeksime väikse muusikalise pausi siia vahele ja läheme siis edasi.
Nii, nüüd me alustame siis kolmanda matkapäevaga, mis oli siis kõige pikem, 16,8 kilomeetrit kahe onni vahel ja see päev siis tõepoolest see rada kulges üles-alla. On näha ja läbis siis matkaraja kõige madalama punkti. Nii, ja kolmanda päeva hommik siis oli järjekordselt suht niisugune udune, vesine ja me saime natuke matkata ja tõepoolest siis hakkas sadama ja sadas siis terve esimese poole päeva, mitte niiviisi paduvihma, aga suhteliselt palju tuli seda vett ja vihma seal, nii et fotoaparaat tuli sügavale seljakotti ära võita ja palju pilte sealt teha ei saanud, aga maastik oli siis selline avatud tundra, mis vaheldus siis vihmametsadega. Ja põhiline puu, mis seal siis vihmametsades kasvas, oli põõg. Siin on veel mõningad hommikused niisugused kaadrid, kui fotoaparaat oli veel käepärast. Ja siin on siis mõningad kaadrid nendest vihmametsadest, mida me seal läbisime. Tegemist on siis jälle selle Tasmaania lõunapõõgiga. Ja seal oli see sadu siis natukene väiksem, aga summa summarum jõudsime siis suhteliselt kiiresti poole päevaga siis sinna järgmisse matkaonni, Pelioni onn, mis on siis selle matkaraja kõige suurem onn, mis mahutab ligi 60 inimest. Ja kuna siis jäi aega, oli võimalus nagu ringi vaadata selle onni ümbruses ja peale lõunat siis läks ka ilm paremaks, ehk enam ei sadanud. Ja mõningaid pilte siis, mida selle onni ümber siis näha võis, siin on üks siis mari, niisugune roosa mägimari, mis tegelikult on siis jälle üks kanarbikuline ja meenutab siis oma okastet või meie kadakat. See on siis söödav mari, mis kasvab siis ka Uus-Meremaal ja Austraalia kaguosas, on siis tüüpiline selliste mõõduka talve jaheda niiske suve tingimustes kasvav siis selline kanarbikuline, millel on sellised roosakad marjad. Siin on üks lind, mis siis seal puude otsas turnis ja silma hakkas. On ka Tasmaania endeemiline linnuliik, üks meelindlane, yellow wattlebird, mis võiks olla siis kollane niisugune lotilind. Kuna tal silma alt siis tipuvad alla sellised kollakad lotid kahelt poolt, mõlema silma alt. Üks meelindlane siis, kes armastab siis
imeda või toituda nektarist ja magusatest siis õitest, panksjatest ja nahkpuuõitest ja nii edasi, mida me siin edaspidi ka mõningaid näeme. Siin on siis veel üks lind, on Tasmaania vares, on siis Tasmaania suurim vareslane ja ainukene vares, kellel on siis püsiasulkonnad Tasmaanias. Ja peale Tasmaania on teada siis üks asukond veel ka Austraalia kaguosast. Nii, ja kõikjal nende onnide ümber siis liikus neid väikesi punakael või penneti vallapõisid. Ja onni ümbruses, kui see ilm seal selgemaks tulid välja siis ka need tipud, mis seal ümbruses paiknesid ja kogu sinna lähedale jäi siis selline mägi nagu Oak Lake'i mägi, mille otsa ka ronitakse. Ja see jäi siis suhteliselt sinna laagri lähedale, see punane täpp näitab siis laagri kohta ja see nool näitab siis selle mäe asukoha kätte, et sisuliselt jäi ta siis üle lageda platsi sinna kohe selle onni lähedusse. Ja kuna see ilm oli selline sürr, et oli niisugune ikkagi udune ja pilves, see mägi oli kõik pilvede sees, siis aeg-ajalt tulid need doleriidi sambad sealt selliselt väga efektselt esile. Ja õhtupoole siis läks ilm jälle suhteliselt ilusaks. Näete, siin taevas juba selgineb ja see oli selles mõttes nagu oluline, et järgmine matkapäev ootas siis meis ees selle piirkonna kõige kõrgem mägi, Mount Ossa, millest ma teile rääkisin, Tasmaania kõige kõrgem mägi, 1617 meetrit. Ja sinna on siis mõttekas ronida tõesti ainult ilusa ilmaga. Nii, ja päris õhtul siis näete, tuli siis selles mõttes päike välja, et taevasse tekkis selline päikese loojangu puna, mis siis veel nagu andis lootust, et tõepoolest järgmine päev võiks olla vihmavaba ja meil tekib siis võimalus ronida sinna Mount Ossa otsa. Nii, ja päris õhtuhämaruses näete, tulid siis välja jällekordselt niisugused külalised meile possumid, kes siis turnisid seal onni ümber eukalüptide otsas. Nii, ja nüüd siis 4. matkapäev, näete, see ei ole ka eriti pikk, 8,6 kilomeetrit järgmise onnini. Ja selle matkapäeva siis just selliseks tõmbenumbriks tavaliselt on siis Ossa mägi, mis siis jääb sellest rajast natuke kõrvale, kuhu siis tõustakse ja ilusa ilmaga loomulikult. Ja ka järgmine päev oli siis niisugune tõeline sajune päev. Sisuliselt oligi matka kõige sajulisem päev. Et hommikul juba, kui me läksime, hakkas sadama ja päeva jooksul läks see tugevamaks. Ja kui me jõudsime siis sinna arnemispunkti, kust ronitakse sinna Ossa otsa, siis kõik oli niisugune lige ja märg ja kõik see mäed olid siis pilvedes, nii et sealt näha ei olnud mitte midagi. Et olekski olnud niisugune sportlik ettevõtmine ainult ronimise pärast, aga see meile erilist entusiasmi meist ei tekitanud ja me siis otsustasime kiiresti liikuda järgmise matkaonnini, siin ta siis on, väike onnike, mis mahutab 20 inimest, Kia-Ora onn, ja siis teine pool päeva siis põhiliselt kuivatasime oma riideid. Peale meil oli 10 inimest, oli veel seal 2 matkagruppi, nii et meid oli seal ikka rohkem kui 20, aga mahtasime kõik ilusti sinna ära. See on köetav onn, et seda saab nagu soojaks kütta ja neid riided seal niiviisi kuivatada. Ja õhtupoole läks jälle ilm ilusamaks, et sai nagu välja minna ja natukene ringi vaadata ja siis võis neid tippe ka eemalt näha, millest me siis päeval olime mööda läinud ja mida me ei olnud näinud. Onni kõrvale jäi kohe niisugune tipp nagu katedraal ja taha siis jäi, näete, Pelioni idatipp, mis siis ka paistis sealt laagri või sellest onni kohast. Ja siin on lihtsalt siis internetist otsitud pilt sellest Ossa mäest, mägi, kuhu me siis ei jõudnud. Kuna lihtsalt ei vedanud ilmaga ja me ei saanud ka oodata, kuna meil oli väga täpselt see graafik siis paika pandud ja selles lõpp-punktis ootas meid siis laev teatavat kindlal ajal ja päeval. Nii, ja nüüd liiguksime siit edasi kohe 5. päeva, pikkus on, näete, siis 9,6 kilomeetrit ja ületab sellise väikese kuru, põhiliselt kulgeb vihmametsades, aga seda päeva võiks siis nimetada
koskede või jugade päevaks, kuna sellele päeval jääb siis sinna raja äärde ridamisi neid väikesi ja suuremaid siis koski ja jugasid. Ja tõepoolest, ilm selle päeva hommikul oli juba suhteliselt niisugune hea, ilus, et läbi pilverooli hakkas juba hommikupoole päike tungima, aeg-ajalt lõi siis selgemaks ja see rada siis enamuse päevast kulges ikkagi vihmametsas. Ja päris hommikupoole siis tuli esimene selline lagendik, mida nimetatakse siis nahkpuu leatherwood lagendikuks ja kus asus siis üks niisugune onn, kus siis elas kunagi üks jahimees, Paddy Hartnett oma naisega pikki aastaid ja see onn on tänapäeval siis tehtud niisuguseks muuseumiks, kus siis näidatakse seda kohalikku eluolu, tutvustatakse ja see onn on siis teiselt poolt ka selline emergency või kui tekib niisugune hädaolukord, siis seal onnis on lubatud ka ööbida. Nii, nahkpuu, sellepärast, et seal lagendikul kasvab siis palju seda Tasmaania endeemilist puud, mida nimetatakse siis nahkpuuks, ta on õigemini selline suuremõõduline põõsas, mille siis suvel puhkavad sellised meie kibuvitsaõisi meenutavad õied, hästi kirkad, meerikkad. Ja Tasmaanias on siis tuntud just nahkpuumesi, mida siis seal turustatakse. Nii, ja ilm siis tööpäev tõesti tasapisi paranes ja mida rohkem me siis seal kaugemale liikusime, seda paremaks see ilm läks. Nii et kui me jõudsime sinna jugade lõigule, siis oli ilm juba enam-vähem okei. Ja neid jugasid sai siis rahulikult vaadata ja seal pildistada. Siin on siis esimene selline juga, mida nimetatakse siis näete, boulder on siis kivirahn või rahnujoaks. Tõenäoliselt on oma nime saanud siis nendest suurtest rahnudest, mis selle joa all asuvad. Ja nagu te näete, siis tüüpiline selline vihmametsa pilt, hästi niiske. Kõik need puud on paksu samblakorra all ja samuti siis need rahnud selle joa all. Ja ridamisi, need on erinevad nimed, Daltoni juga ja nende kõrgus siis, kõige kõrgematel oli seal 20 meetrit. Ja kuna oli suht palju siis vihma sadanud, siis seda vett oli seal suhteliselt palju. Et ma olen internetist näinud ka siis see kuivaperioodi jugasi, siis on nad tunduvalt veevaesemad. Nii et sellel vihmal on teistpidi siis ka selline teatav eelis või annab teatava niisuguse värvuse nendele jugadele, mida siis kuiva ilmaga ei näeks. Nii, siin on siis üks juga, mis jäi natukene rajast eemale, 1,5 kilomeetrit Hartnetti juga. Ja see siis langes 20 meetri kõrgune juga, mis langes sellisesse kitsasse kanjonisse. Ja päeva viimase lõik siis õigemini ületasime ühe väikese sellise sadula või kuru moodi kõrgema koha ja jõudsime siis päris varakult juba vastu siis õhtut või hilisel pealelõunal järgmisse onni. Näete, nimi on Windy Range, mis siis ütleb, et siin paikneb siis tuuline ahelik. Õigemini see matkaonn siis paikneb, näete, sellise kunagise tsirkusoru sellisel, ütleme, avamuse alal. Tsirkusorg oli kunagi paiknes siis selles orus nagu liustik ja seda ümbritses siis selline ahelik. Seal ahelikul paikneb siis ridamisi selliseid kõrgemaid tippe, 1400-1500 meetrit. Siin on näha, näete see tsirkusoru koht ja siin need tipud
ja ette siis sinna St Clairi järve poole jääb siis terve rida sellised üksikud neid jäänud mägesi või tippe. Nii, ja siin on siis juba pealelõunane pilt, tõepoolest see ahel, siis on, näete juba väga selgelt kõik näha, taevas on enam-vähem nagu selge, mis siis lõpuks saime siis nagu ilma, mida me tegelikult siis nagu seal alguses juba lootsime, mis oleks siis teinud need vaated seal kordi kaunimaks, aga lõpp ja kõik ja siin on siis veel õhtune pilt on näha siis see aheliku serv, mis on siis päris niisugune kontrastne ja selge juba. Nii, ja nüüd on siis meil jäänud veel 6. või viimane päev. See on siis põhiliselt alla mäge, 9 kilomeetrit sinna St Clairi järve äärde. Ja enamus siis päeva esimeses pooles kulges vihmametsades ja mida lähemale me järvele jõudsime, siis seda lagedamaks või seda rohkem avatud tundramaastikuks see pilt seal muutus. Siin on näha veel hommik, näete, pilt erineb siis õhtust, et see taevas ei ole nii selge ja see mäeari siis ei paista nii selgelt. Aga siin on näha, et tegelikult siis päike nagu üritab läbi murda ja neid pilvi ajutada, nii et selline väga lootusrikas pilt on ja tõepoolest siis, et seal läks ikkagi minutiga see asi siis üha päiksesemaks. Nii, ja päeva esimene pool siis kulges meil järjekordselt vihmametsas, kus oli siis erinevaid lehtpuid ja igihaljaid ja okaspuid. Siin on siis üks panksja, eelmine kord ma teile rääkisin panksjatest, mis on siis väga levinud seal Austraalia kaguosas. Siin on siis järjekordne panksjaliik, silverpank ja hõbepanksja. See on põõsasest taim, mis võib kasvada kuni 12 meetri kõrguseks puuks ja nagu kõik panksjad ikka on siis hästi meerikaste õitega ja on siis paljude meelindude ja ka koolibriide lemmik. Ja see on siis üks panksja ka, mida kultiveeritakse kõige rohkem, siis aedadaks selle panksja kääbusvormi. Ja siin on veel üks mari, mida võiks nimetada mägisõstraks, selline igiailaste lehtedega sõstrat meenustav siis punakate marjadega põõsasest taim ja selle taime teeb võib-olla eriliseks see, et on nagu kohvi sugulane ja tõepoolest selle marja sees on siis sellised väikesed seemned, mida röstitakse ja millest siis valmistatakse ka kohvi. Kui palju seda kohviks võib nimetada, aga vähemalt nii nad seda nimetavad. Ja mida rohkem me siis sinna St Clairi järve poole liikusime, seda avatumaks see maastik läks, nagu ma teile juba ütlesin, ehk me siis hakkame sealt vihmamõtsast välja jõudma, hakkavad siis maastikupildis domineerima tundra ja siin-seal siis need suured eukalüptid juba. Ja ees hakkavad paistma siis üha uued ja uued tipud. Ja siin on siis täpselt sama selline puhmas või mättalaadne taim, mis oli siis esimesel päeval, näete see pattongraas, mis siis moodustab selliseid suuri puhmakad nende põõsaste vahel. Ja ilm läkski tõepoolest üha paremaks ja ees paistavad siis juba St Clairi järve tagused jäänud mäed või tipud. Neid on siin loetletud, see on siis see viimase päeva rada kollane ja neid tippe näete on siin ümber hästi palju, need on eri nimetused, eri kõrgused, üks uhkem kui teine. Ja nüüd nad avanesid siis meile kõik täies hiilguses, õigemini oli siis näha, kuidas need tipud siis pilvede seest vaikselt hakkasid avanema või välja ronima, mida päikseliseks läks. Ja enne kui siis sinna järve äärde jõuda, tuleb ületada veel Nartsissuse jõgi, millest viib üle siis selline rippsild. Ja siin ongi siis see St Clairi järv ja siin on siis, näete, see on see punkt, kuhu me jõudma pidi, Nartsissuse onnini. Ja siit siis sellest onnist tellimisel tuleb laev siis siit Sünta Bay'st ja tuleb vastu ja võib viia siis siia juba inimeste juurde, kuhu siis tulevad autoteed suured, kus siis saab autoga edasi. Ja siin on siis näha see viimane Nartsissuse matka on seal St Clairi järve ääres, kuhu me siis jõudsime viimasel matkapäeval juba poolest päevast, mis siis andis jälle võimaluse seal ringi vaadata. Siin on näha siis see laev, mis tol päeval tuli vastu, aga mitte küll meile,
meil oli tellitud siis paat järgmiseks hommikuks. Noh, kui seal ringi vaadata, siis võib neid lindusi ja loomasi seal näha ja siin on siis järjekordne Tasmaania endeemiline liik, see on Tasmaania kurravang, keda kohalikud siis kutsuvad ka mustaks kastnääriks. Ja see on siis hästi äratuntav nende selliste valge sabasulgede ja hästi sellise tugeva kiilukujulise noka alusel. Ja nagu vareslased ja kurravangid üldse on ta väga arukas lind. Nimelt, kui matkajad jätavad siis matkakotid, näiteks kui minnakse ossa otsa, jäetakse siis kotid sinna kusagile raja äärde, siis kurravangid on nii osavad, et nad on õppinud neid matkakoti lukke lahti tegema ja neid koti sisu siis revideerima. Nii et nende eest tuleb ka kotid siis ära põita. Ja siin on veel üks loom, keda seal kohata võis näha võis, see on siis lühinokaline sipelgasiil, mis elab siis Austraalias, ka Uus-Guineas ja Tasmaanias. Ja see on siis üks teadaolevast retsentsest sipelgasiilist tänapäeval. Ja üks vähestest siis monoteemidest, see on siis alamklassi imetajad, kes siis munevad. Ja nagu teised sipelgasiilid on neil lisaks siis karvkattele ka okkad, ja samuti on neil näete siis selline pikk etteulatav nina, samuti siis pikk selline kiiresti liikuv keel, millega siis putukaid, sipelgaid püütakse põhiliselt ja sipelgasiilidel on omal siis hästi tugevad ja tugevate küünistega esialad siis kaevamiseks. Siin on siis veel üks loom, kes elab Kagu-Austraalias ja Tasmaanias, teda ei ole küll eriti hästi näha, natukene siit põõsastest paistab, see on siis harilik vombat, mis kasvab siis 1 meetri suuruseks ja 25 kilogrammi raskuseks. See on jässakas, hästi lühikeste jalgadega, millel on siis suured pikad teravad küünised, mis näitab, et ta on siis täpselt samamoodi, kraabib maad ja kaevab purge ja ta on siis taimesööja ja loomulikult siis kukkurloom, nagu kõik need loomad seal siis ja väga selline varjatud õise eluviisiga. Siin on siis paremini näha neid internetist otsitud pilt vombatist. Ja mõningaid taimi siin järjekordselt siis Tasmaania, Austraalia mäestike, need, mis neil nagu silma hakkasid, üks punane taim, mida võiks nimetada siis mäeraketiks, nagu te näete, selline Austraalia, Tasmaania tüüpiline mäestike taim siis. Nii, ja nüüd on siis viimase päeva hommik ja tõepoolest siis kui siis kompenseerimaks kogu seda halba ilma, mis meil terve siis matk nagu, suuresti ikkagi oli suhteliselt niisugune halb ilm, ma ei ütleks, et väga suur katastroof, siis see viimase päeva hommik oli tõepoolest siis väga, väga hunnitute vaadetega, et kus siis päike tuli nagu varakult välja hommikul ja hakkas siis ennast läbi selle pilveloori seal murdma ja see tekitas siis tõepoolest selliseid väga efektseid vaateid sellest peegeldavalt järvelt ja tippudelt. Nii et see siis justkui pidi kompenseerima nende eelnevate päevade siis vajakajäämisi või ma ei ütleks, et need olid meie kannatused, aga me lihtsalt ei näinud võib-olla kõike, mida võinuks näha. Aga see on alati niisugune õnne küsimus, et kui sa lähed kusagile, kas on ilus ilm ja eriti kui on veel graafik paika pandud. Nii, ja siin on siis see St. Clairi järv ise, mis on tegelikult siis Austraalia kõige sügavam järv, 190 meetrit, ja see on siis tekkinud sellise liustiku eksalatsioonilise või erosioonilise vagumuse kohale. Ja kohalikud aborigeenid nimetasid seda järve siis näete Le Fuleena, mis siis nende keeles tähendas magavat vett. Aga tõepoolest see viimane hommik oli siis niisugune, tõepoolest oli, eriti pildistamiseks muidugi sellised kontrastsed valguse varjumängud ja peegeldused on väga efektsed. Nii, ja siin on siis juba tipud nüüd juba järvelt tehtud, nagu me olime paadis ja sõitsime tagasi sinna lõpp-punkti või õigemini punkti, kus meil oli siis buss
vastu tellitud ja järve ümbrusesse jäävad siis mitmesugused mäed. Siin on Akroopolis, mis jäi siis sinna sellesse tsirkusoru serva, millest ma teile rääkisin ja näitasin. Ja kui vaadata siin neid Akroopolisi pilte näiteks internetist, kus on tehtud ilusate ilmedega, siis seal otsas käia, see on, need on tõesti väga, väga kaunid vaated, mis sealt avanevad. Et asjata ei nimetata seda maailma üheks kõige kaunimaks või kaunimate vaadetega matkarajaks. Nii, käies Tasmaanias ei pääse me üle ka ümber siis paarist niisugusest loomast, millest ma ei rääkinud, sest me neid loomi me ei näinud. Üks on siin, mida te praegu pildil näete, keda me oleks võinud näha, Tasmaania kurat. Ja teine loom, keda me ei näinud ja keda polegi võimalik näha, on siis Tasmaania hunt või tiiger. Ja kõigepealt siis see Tasmaania kurat. Niiviisi kõlab ta hääl, ta on siis sellise väiksema koera suurune, musta värvi ja hästi agressiivne ja niisugune elav kiskja, kukkurloom, ta on mis kõige suurem kiskjast kukkurloom tänapäeval. Ja tegelikult on ka siis Tasmaania saare ikooniks või sümboliks see Tasmaania kurat. Ja kuradiks hakati teda kutsuma sellepärast, et kui valge inimene sinna Tasmaania saarele läks, tegelikult on siis neid kuradid leitud ka ju õigemini nende luistlikke leitud ka siis Austraalia kontinendilt, kõige vanemad kuskil 3000 aastat, aga arvati, et siis need dingod hävitasid kunagi siis sealt kontinendilt need kuradid. Aga kui valge inimene sinna Tasmaaniasse läks, siis ta loomulikult nägi neid kuradid ja nägi siis selliseid musti koledat häält, eriti nad on ka suht õise eluviisiga, siis öösel tegid koledat häält seal ja kui neid nähti, siis nad olid hästi agressiivsed. Tõelised kuradid ja nendest pandigi nimeks kurat, Tasmaania kurat. Ja valge inimene siis arvas, et see kiskja siis on üks suur paharet, hävitab karusloomi ja tõenäoliselt teeb liiga ka nende lammastele seal. Ja alustati siis intensiivselt selle looma hävitamist ja 20. sajandi alguses, esimesed poolel, juba 20. aastaks oli ta siis sisuliselt välja juuritud seal, et nii, et ta oli nagu välja sulamise äärel. Aga õnneks siis võeti ta kaitse alla 1941 ja ta arvukus asus siis nagu taastuma. Aga 1990 tabas teda uus häda, siis selline nakkuslik näo kasvaja ja selle tulemusena hakkas ta arvukus siis jälle kiiresti vähenema. Siin on kaardi peal näidatud, kuidas see nakka on levinud. Ja tänapäeval siis püütakse selle liigi säilimiseks seda paljundada just loomaaedades ja vangistuses. Nii, ja siin on siis teine Tasmaania kurikuulus loom, on Tasmaania tiiger või Tasmaania hunt, kes siis tõepoolest oli tippkiskja, kui valge inimene sinna Tasmaania saarele jõudis ja see oli siis juba ta on niisugune hästi suur või suure koera suurune, kui kurat on niisugune väike koer, see oli suure koera suurune ja see tippkiskja siis tõepoolest hakkas ründama valge inimesi lambaid, mis tõttu siis see loom sisuliselt kuulutati kohe lindpriiks ja valged inimesed asusid seda hävitama. Pandi siis välja ka preemiad iga selle tapetud looma eest. Ja mis tähendas seda, et 1900 aastate alguseks siis 20. aastateks oli sisuliselt see loom siis juba välja suremise äärel ja kõige viimane teadaolev loom tapeti siis looduses 1930 ja kõige viimane elus olev siis see Tasmaania tiiger suri Hobarti loomaaias 1936. Nii. Aga tänapäeval ilmub aeg-ajalt, varasematel aegadel rohkem, siis ilmub aeg-ajalt siis lehtedes ja massimeedias siis teateid, et keegi kusagil on näinud siis seda Tasmaania tiigrit või Tasmaania hunti. Alati on siis nõutakse mingit faktilist tõendusmaterjali, et seda on nähtud. Ja miks inimesed seda teevad ja teatavad, et nad on näinud, nimelt see inimene, kes siis tõepoolest näeb ja suudab faktiliselt tõestada, et on näinud, selle inimesele on pandud välja siis suur preemia
need on erinevad preemiad läbi aegade olnud ja näete, kõige suurem siis preemia, mis on välja pandud kunagi, on 1,75 miljonit USA dollarit. Aga takkajärgi siis fakte otsides on alati siis selgunud, et see kõik on olnud bluff, mida inimesed on siis kokku rääkinud. Või isegi teinud siis võltsfotosid, püüdnud siis kuidagi videoga neid niiviisi ära petta, nemad nagu on näinud, et siis seda preemiat saada. Aga see preemia on siiamaani välja maksmata ja vastavalt siis rahvusvahelistele kriteeriumitele oli siis Tasmaania tiiger või Tasmaania hunt kuni 1980 aastat välja suremisohus liikide nimekirjas. Nimelt rahvusvahelised reeglid ütlevad siis, et alates siis viimasest teadaolevast loodustapetide nähtud loomast, siis 50 aastat hiljem veel, kui teda ei ole nähtud, veel on ta kantud siis ohus olevate liikide nimekirja. Ja alates siis 1982. aastast on see siis liik tunnistatud välja surnud liigiks. Aga tänu sellele, et ta üsna hiljuti siis välja suri ja temast on säilinud siis väga häid eksemplare, see Tasmaania kurat või Tasmaania tiiger või hunt on siis tänapäeval just nende kloonijate ja molekulaarbioloogide siis teadusprojektide nimekirjas number 1 või seal päris eesotsas, keda siis oleks võimalik justkui kloonida ja see liik siis taastada. Nii, see on kõik, aitäh tähelepanu eest. Üks. Et nüüd on jäänud veel kuulata muusikat, jagada enne ka väiksed suveniire. Sümboolsed. Et Igor väga hästi ütles, et on ikka see tõe mõte on nagu õige, et kui loodusaastavate konkurss käib, on ju, ikka ise peavad nägema, pildi tegema, siis on õige asi. See on loodusfotose kalender, aga ma olen raamatuga juurde. Ma tean, et see on see olemas, aga pole ta midagi. Aga sama lugu toimub meie muusikute Peetri ja siis Margusega. Neid ilmselt äkki ei ole. Aga kuna konkurss kestab meil tähtaeg on 17. märts, siis on veel võimalust võita ja mitte, peahuund ei ole mitte Tansaaniasse, peahuund on koos Mati Kaaluga Tasmaaniasse. Natuke lähemal, seal Serengeti ja värk. Ei, Tansaaniasse ikka läheb. Ja just, see kõlas ilusti.
Suur aitäh Igorile ja tänan ja vabandan tegelikult Marguse ja Peetri ees. Mingi helisärin, mis tegelikult häiris ju muusikuid sama palju kui meid, vaat see sama. Et see sama, jah. Teeme aplausi muusikutele. Ja kohtume nädala pärast.